Tere tulemast Elamumessi stuudiosse. Mul on täna tehase maja esindaja. Tere, Argo! Tere, tere, Alessia! Rõõm on näha, et Elamumessi raames on saanud valmis nii palju ägedaid maju, aga üks maja on teistest erilisem. Argo, räägi natuke meile teie kogu kontseptsioonist. Jaa, nii ta on. 3 Elamumessi päeva on selja taga. Esimesed muljed ja tagasiside väga positiivne. Mille poolest me eristume on tõesti, et võib öelda, et me alustasime viimastena oma maja püstitamisega ja tõenäoliselt olime kõigi üllastuseks valmis Elamumessiks ja mitte ainult maja, aga kogu kinnistu, nii et ennastki üllatas, et on võimalik küll. Aga räägi natuke sellest kinnistust. Jaa, kinnistu on väga eriline. Loomulikult kogu see Jõelähtme golfiküla on selline koht, kui keegi veel ei ole käinud, siis praegu on see võimalus ja kasutage seda. Meie kinnistul kasvab 300-aastane tamm ja see on ka üks põhjus, miks me täna siin oleme ja miks me osaleme siin Elamumessil. Meie ettevõte on osalenud 3 aastat tagasi ka Soomes Naantali Elamumessil, kus me püstitasime 4 eramut ja nüüd on see võimalus võtta Eestis sellest projektist osa. Meie puhul on tegemist siis 74 ruutmeetrise suvekoduga, rendikoduga. 74 ruutmeetri sisse on ära mahutatud 3 magamistuba, elutuba, köök, saun, paar panipaika. Inimesed, kes käivad, ei usu, et see võimalik on. Et ta on tõesti Kerti Soots, kes on nii sisearhitekt kui teinud selle maja arhitektuuri, on läbi mõelnud kõik need tehnilised lahendused, praktilised lahendused, need suured avarad aknad, kus nii valgus ja loodus sisse tuleb, lisaterrassid. Nii et teil on võimalus tulla ise näha, ise kohal olla ja kogeda. Sina oled osalenud Soome Elamumessil ja nüüd osaled ka Eesti Elamumessil. Kui neid kahte peaks võrdlema, siis mida sa saaks Eesti esimese Elamumessi kohta öelda? No, Eesti on väiksem kui Soome. Soome asuntomessut Elamumessi on korraldatud juba üle 50 aasta. Tõesti, me oma majadega oleme seal osalenud 1 kord, aga külastajana olen seal, arvan, 6-7 korda käinud. Mina ütleksin, et Eestis nii külastajana kui osalejana on Eestis parem. Soomes on 100 000 külastajat, järjekorrad, et majja sisse saada, inimene ees, inimene taga, väga nii-öelda raamidesse pandud. Mina tunnen siin Eesti Elamumessil on parajalt inimesi ja saab nii-öelda rahulikult inimestega rääkida, küsimustele vastata. Esimese 3 päeva jooksul tõesti meil oli aega huvilistega tegeleda. On inimesi, kes omale plaanivad kas rajada kodu, tulla siia inspiratsiooniideid saama, aga väga palju on ka nii-öelda eriala inimesi ja tuleb väga spetsiifilised küsimusi, arutelusid, tagasisidet, nii et on selline, ma ütleksin, ökosüsteem, kus me kõik omavahel oleme seotud. Näeme, mis turul on uusi tehnoloogiaid, uusi tehnilisi lahendusi, kuhu suunas elamuehitus ja ehitus tervikult areneb, nii et infot ja võimalust on siin palju, mida otsida ja leida. Ma vaatasin, et päris paljud influencerite storydes kõige suurem küsimus, mida inimesed küsivad ikkagi on, et aga mis asi see Elamumess täpselt on? Kas sina saad seda inimestele väga lihtsas keeles seletada, et mille poolest ta tavalisest messist eristub?
no ütleme, et tegelikult siia on väga palju panustatud, nii aega, ka finantsressursse. See ei ole kellegi jaoks lihtsalt tulnud, aga ma arvan, et see kõige suurem väärtus on, et see jääb siia püsivalt. Tavamessidega on niiviisi, et ma ise olen ka osalenud ettevõttega nii Saksamaal, Inglismaal, Norras, Rootsis, Soomes messidel, et see 4-5 päeva, mis seal kohapeal ollakse ja need messistendid püsti pannakse, siis me teame, et peale messi kõik koristatakse kokku, jälle tuuakse tagasi, tihti jäävad need kuhugi lattu, neid enam ei kasutata, aga elamumessi kontseptsioon on see, et need hooned, see haljastus, kõik, mis sinna rajatakse, ta jääb püsivalt. Et seda ei lammutata, ei lõhuta uuesti ja loomulikult ütleme, messistendidel ei ole võimalik nii makettidega või ekraanidega või paberkandjatel seda infot edastada, mis on elamumessi kontseptsioon. Et siin on ikkagi inimestel võimalik tulla ruumidesse sisse, tunnetada seda ruumi lahendusi, kuidas ruumid omavahel kokku mängivad, nii ka väliskeskkond, sisekeskkond, et see on hoopis täiuslikum messikogemus kui tavamessid. Et tuleb kohale tulla ja oma silmaga näha. No loomulikult oma silm on kuningas ja siin saab näha ja katsuda ja loomulikult ütleme, võiks öelda, et see on esimene elamumess Eestis, tõenäoliselt tuleb neid veel, aga pool elamumessist on veel ees, kui vähegi võimalus, siis tuleks kohale tulla. Sina osalejana, ega keegi alguses väga ei teadnud, mida elamumessilt oodata, et esimeste asjadega alati on niimoodi, on 3 päeva pealt. Kuidas sa saad rahule jääda? Jaa, siiralt, tõesti, see kõige suurem rahulolu on see positiivne tagasiside, et see, mis nii osalejad, teised osalejad kui ka korraldajad, kui ka külastajad on tagasisidet andnud, et see rõõmustab kõige rohkem, nii et ja eks iga algus on oma kivide ja kändudega ja siin alati saab paremini, alati on võimalik areneda, teha midagi teisiti. Ja seda me kõik ka kindlasti teeme. Osad on ka öelnud, et kõik majad ei ole päris nii valmis kui võiks või kõikidesse majadesse ei saa kõikidesse ruumidesse, aga seda peab ka austama ja arvestama, et osade puhul on nii. Mille üle sa ise isiklikult kõige rohkem uhkust tunned? No tegelikult üldse selle võimaluse eest, et on olnud au ja rõõm sellest suursündmusest osa saada, anda väike panus omalt poolt ja tegelikult, et me oleme selle ikkagi päeva lõpuks ära teinud. Kui tehasemaja kõrvale jätta, siis mis on sinu lemmikmaja siin elamumessil? Ma arvan, et see on Lasitaken maja. Karl Martin Rammo, kes on ettevõtte tegevjuht, tegi ka meile üleeile väikese esitluse ja siin majas tegelikult on maja rajatud avatäidete ümber, mitte vastupidi, et tehakse maja ja siis vaadatakse, millised avatäited sobivad. Teine asi, et siin on väga terviklikult kontseptsionaalselt lähenetud, et kaasatud väga tugevaid partnereid, kaasatud eeskätt Eesti tootjaid, Eesti tugevaid brände, et pakkuda seda terviklikku
väärtuspakkumist nii eksporditurgudele kui oma klientidele ja seal on tõesti väga põhjalikult läbi mõeldud. Au ja kiitus nendele meestele ja naistele. Nii et olete elamumessile oodatud, et kogu seda kontseptsiooni ja väga paljude inimeste koostööd oma silmaga näha. Aitäh, Argo, et sa oled tulnud siia meiega vestlema, aga võib-olla veel rohkem aitäh, et sa sellest osa võtsid. Suur tänu ja jõudu, jaksu ja tere tulemast!